tänane õhtu siin Mustpeade maja suures saalis on minu jaoks vähemalt eriline õhtu. See ei ole lihtsalt klaverikontsert, vaid see on heategevusüritus inimestele, kes vajavad toetust, kes vajavad abi. Ja see toetusabi võib tulla ka läbi muusika, mida tänane õhtu eesmärk on. Et see raha pileti asemel kogutakse siis Eesti Vähihaigete laste vanemate liidu toetuseks. Siis ma mõni päev tagasi kirjutasin ka nüüd selleks sissejuhatuseks ühe luuletuse. Selle luuletuse pealkiri on Ta. Ta on me juures, ta võitleb eluga. Kogu keha võitleb, et jääda elama. Me oleme ta juures oma abiga. Kõik võtame kokku siin koos temaga. Sa oled ta kõrval koos minuga. Tal hea koos olla ema isaga. Nad aitavad meid meie murega. Siis teame koos, et ta ei ole üksinda. Esimene lugu, mis siin kavalehtedel on, selle pealkiri on Mõtisklus. See on ühendatud minu kallile abikaasale elule kõige lähedasematele. Palun teie ette tuleb pianist Andre Hing.
on väga sportlik noor inimene, siis ma lihtsalt pühendasin selle teose temale. Elus edasi minna, tuleb leida eesmärgid, tuleb endale seada eesmärgid, mille poole pidevalt kogu aeg liikuda edasi. Et selle eesmärgi saabimine ongi tegelikult põhimõtteliselt nagu ühe kristallkarika võitmine oma elus.
tähed ja see on pühendatud siis Dima Sergejevi mälestuseks. Palun siis klaveri juurde helistama Regin.
pealkirja Metsade Kaja. See lugu on pühendatud minu armsale Kadrile tädile. See teos on pühendatud temale ja aktsendigagi, et Metsade Kaja, sellepärast et kindlasti ta kuulis oma elus, kui ta käis nendel radadel, see Metsade Kaja, millist tema kuulis, ma ei tea, millist mina võiksin kuulda, mängib teile pianist Andre Hiin. See põhimõtteliselt see kirjutatud on lugu selliselt, et nagu tuleks inimene ülevalt alla teisel korruselt. Me räägiksime juttu esimesel korrusel. Ja nüüd on aeg käes, kus nad on läinud mööda treppe, taevatreppe üles kõrgele ja jäänud siin kodutrepil pianist Andre Hiin.
lisapalana on siis eneseteostus, et see on spordis tohutult tähtis, kes tahab tippsporti teha, ka tervisesportlaste hulgas on see eneseteostuse vajadus väga-väga suur. See on nüüd viimane pool. Siiralt tänan teid kõiki, olgu teil kõik hästi oma elus ja kui minuga arstiabi te vajate, siis te võite mulle helistada.